nii, nüüd on meil järg käes siis jookide juures. Nüüd vaatame siis, millest me alustame siin. Meil on 4 sorti jooki. Niisugune imearmsad pisikesed paberist kõrrekesed. Prahi panen meil sinna karpi. Siin on siis niisugune nagu paberist kõrrekene, nagu te näete, niisugune peenikene, väikene. Alustame punase viinamarja nektarist. Niimoodi loeme see üle, ma pean teile näitama pakikest ka uuesti. Pakikene näeb välja siis selline. Palun zoomi, väga tubli. Pakikene näeb välja vaat selline. Loodetavasti saab midagi aru saada ka ja loetav. Loodusvägi, öko, punase viinamarja nektar, otse puuljadest pressitud, mahlasisaldus 60%, ei ole valmistatud kontsentraadist, ei ole lisatud suhkurt. Kahjuks ma teile ei saa näidata, mis värvi see on, sest see on siukses pakendis, kust ei ole näha värvust, joogivärvust. Niimoodi, tetrapakk on siis see pakk. See kõõrist läheb enam katki, kui me selle sisse torgatud saame. See on niisugune punast. Punappi. Ajab nüüd niisugune üle. Noh. Ja, ajab üle. Nii, olgu. On aeg nüüd siin mõne proolonks võtta. Ma teile näidata ei saa, aga mis ma nägin, et niisugune punast värvi maht tuleb siit välja, sest see on punase viinamarja nektar ka. Et ütleb juba siin nagu värvuse ära. See on niisugune nagu apukas mahle, mitte kõige magusam. Et ta ei ole nagu väga hapu, aga küll ikka hapukas, et väga palju seda juua ei tahaks. Et see väikene pakkin on täitsa paras nagu ära tarbida, 200 millilitrit. Aga rohkem väga ei tahaks ja, et see on nagu hapu mahl, ütleme niimoodi nagu. Et jaa, et sobib võib-olla nendele inimestele, kes armastavad rohkem happusid jooke või happusid asju, kes väga magusat ei armasta, nagu et läheb neile rohkem peale. No mina vaatan ka happusid asju, aga nagu otseselt nende fänn ma väga ei ole. Ja seega seda jooke natukene raske hinnata. Aga ma arvan, et annaks kuskil annaks 6 punkti 10-st, et võiks seda 5 punkti 10-st, aga ma arvan, et ma olen natukene helde. Punkti võrra rohkem, seega nagu siis 6 punkti 10-st selle joogile. Just lapukuse tõttu, et pole just nagu minu maitse, kuid nagu juua kõlbab küll, et kindlasti need kõik maal saavad ka ära joodud, kas või pereringis nagu. Et seda siin paneme selle kuskile siia kõrvale nendeks siia maha, et see ei hakkaks nagu siis kuskile laiali ajama ennast või ka üle ajama. Nii, järgmiseks joogiks ma võtaksin proomise jaoks loodusvägi mahepirni nektar. Otse puuljadest pressitud mahlasisaldus 60%, ei ole valmistatud kontsentraadist, ei ole lisatud suhkurt. Näeb välja siis selline, palun zoomi. No niimoodi, ma loodan siit on midagi näha ja välja lugeda, ma loodan väga. Taastud 200 millilitrit, nii. Ma ei hakka nagu kõiki neid pakkidega saadud kõrsi ära raiskama ja kasutama, et ma kasutan pigem ühte sama kõrt, et
sedasi. Ainult jaa, et kuna see on nagu papist kõrs, siis nagu selle pakendi avamine ei ole üldse naljaasi. Et pakendi avamine on päris keeruline ja no ma tean, et peab olema nagu keskkonnasäästlik ja keskkonnasõbralik ja sedasi nagu. Aga nagu jaa, papp pole just kõige parem lahendus, ma arvan, või see paber, see on pigem paber nagu, et jah, paberkorjus. Et mina ise soovitaks mingit nagu bambus kasutada, sest bambus kasvab väga kiiresti või midagi sukest nagu teist lahendust oleks efektiivsem, sest noh, bambus on tugevam ka. Nii, kas me pääseme sellele mahlale ligi ka või ei pääse? See läheb enne siin kortsu ja katki. Hakkab jälle vaikselt üle ajama siit. Niimoodi. Lõpuks pääsesime ligi. Siin on niisugune päris hea pirnimaitse, mitte liiga magus, mitte liiga hapu. Niisugune nagu meeldivalt keskmise maitse ütleme sedasi nagu, et paraja maitsega. Niisugune pirnimaitsed on väga hästi tunda. See on ka mõnusad tagasihoidlik jook ütleme sedasi nagu. Ja niisugused kaes ja millised pogid on täitsa siuksed mõnusad, et paras kogus kiireks tarbimiseks. Väga nagu taskusõbralikud ka, et saab panna kasvus käekotti taskusse, seljakoti taskusse, sahtlisse nagu, et on mugav, efektiivne kaasas kanda. Sobivad lastele muidugi, sest on tegelikult nagu lastele mõeldud mahlad, aga võivad tarbida ka noored, täiskasvanud nagu, et tarbivad nagu kõik seda. Loodusküla Instagrami ja kõik muu sotsiaalmeedia info Facebooki lingin alla infosse ka kindlasti nende mingi kodulehe e-poe panen ka infosse, et kindlasti võtan alla infosse vaadata, aga seal on kogu informatsioon olemas. Ja hinnas ma annaksin üle mahlale siis 7.10, et ka, et on ka päris hea jook, nagu, aga päris 10 punkti ma ei annaks, et saab minu siis 7.10, aga toode on heaks kiidetud. Nii, järgmiseks tooteks on meil siin siis loodusvägi öko-õunanektar, otse pullides pressitud mahlasisaldus 60%, ei ole valmistatud kontsentraadist, ei ole lisatud suhkurt. Pakk näeb välja selline, loodan, et siit õnnestub midagi välja lugeda ja näha, väga loodan. Näeb selline välja. Ma arvan, et ma kasutan siin siukest võimalust, et ma teen oma laskunoa kruuvikeelega teen siia augu sisse. Vot sedasi on auk sisse tehtud. Ja siis proovime lükata kõrre. Jah. Ajas juba üle natukene. Nii, vaatame, kas me õnnestub sisse pääseda. Õnnestus. See on taas niisugune nagu hapukam jook, see õunanektar on hapukam, see ei ole nagu üldse mitte väga magus nagu. Niisugune hapukam jook, pigem rohkem. Ja kuigi mulle nagu õunamahlakassetega maitsevad ka tegelikult, aga paraku õunamahlapud ongi see, et on nagu hapud joogid, ütleme niimoodi. Nagu hapukad ja
seetõttu palju nagu juua ei suuda. Ja seetõttu ma ka on selle tootele kahjuks ka kõigest 6 punkti 10-st. Tõenäoliselt oleks ka tegelikult see jook pigem nagu 5 punkti vääriline, aga oleme helded ja anname see 6 punkti 10-st. Just käiski nagu hapukuse tõttu. Aga need, kes magusat ei armasta, nendele tõenäoliselt läheb see jälle väga hästi peale. Nii, ja viimaseks joogiks on meil siin siis loodusvägi öko multinektar. Sisaldab looduslikult esinevaid suhkruid, aga lisatud suhkruid nagu ise ei ole nagu. Et need looduslikud suhkrud, mida need puuviljad ja asjad ise sisaldavad nagu. Kasutame jälle siis kruvikeera ja seda asja ja teeme augu siia sisse lihtsalt. Sest nende papist paberkõrtega on väga raske nagu appi tilgu mul juba siit välja vaikselt. Et need otsad lihtsalt nagu lähevad kokku ja väivad kokku ja nagu need väga siit läbi ei pressi nagu kahjuks. Aga muidu katsime sellest ka olla, kuna ma ostun just sama kõrtnima, et kui iga pakavaks eraldi kõrjaga, siis läheks see palju libedamalt. Aga ma tahtsin olla nagu tagasihoidlik ja ühte sama kõtt kasutada. Niimoodi, ma olen natuke nagu seda igal pool oli ajanud see jooki mõnes väikses koguses, mitte väga palju. Paraku see multinektar ka just kõige magusam pole. Ka oli nagu apukas jook või selles nagu. Aga kuna ma ise muidu olen suur multinektarite fänn või niimoodi, et mul võiks nagu multijooki juua nagu kus on palju puuvilju asju nagu sees, troopisid puuviljad ja niimoodi. Et siis kahjuks seal nagu mahdudele mingit kõrgemat hinnet ma anda ei saagi, et sellele jookile ma pigem annan ka nagu 7 punkti 10-st, et ma alguses nagu mõtlesin, et võiks tegelikult nagu 8 punkti 10-st anda. Aga siis ma hakkasin mõtlema ka, et ta on paraku sama hinnet väärt vist nagu oli meil siis see Pirni nagu jook mahl, et jah, saab küll nagu 7 punkti 10-st, aga päris hea hinne siiski nagu. Ja et kahjuks on mahledast keegi saanud 10 punkti ega kõrgemat kui 7 punkti nagu ei saanud ka kahjuks. Aga pole midagi parata, selline on siis minu hinnang nendele mahledele. Nõnda me oleme nende toodega, meil on tegelikult üks toode veel, mida me peame proovima. Ja seega andke mulle hetk ja siis me kohe proovime ühte toodet veel. Nii, meie viimaseks tooteks on siis loodusvägi ökoriisivahtlid piimašokolaadiga, gluteenivaba, palmõlivaba. Lõikame siit külje pealt lahti, siis me ei kahjusta pakentit. Sest et ta hoitab pakendi nagu tervena. Natukene keeruline lõigata lahti, aga saab hakkama. Kuigi läheb just karpi, siis saab just järele sätta. Ma muidu loodan, et välja siit ei kuku. Aga siit väga midagi vist lugeda välja ei anna. Aga nii palju kui näete, et pakend jääb veel selline. Tuleb tunnistada, et ma ise väga suure riisivahvlite sõber ei ole. Sellised asjad mulle väga peale ei lähe. Aga mu ema armastab neid väga, nii et tõenäoliselt mu ema sööb ülejäänud need ära, et mina proovin nagu ühte nähtukene. Aga ülejäänud need riisivahvlid väärab minu ema või minu isa näiteks. Nii, võtan siit pealt ühe selle vahvlikese ka. Pea on siukene šokolaadikeekene, nagu te näete, väga armas ja kena. All on siukene riisivahvlid põhi, nagu te näete. Siis on nagu riisivahvlid, mis on lihtsalt kaetud siis nagu šokolaadi sisse. Ütleme, nagu lõhna järgi ma ütlesin, see on nagu ka natuke mõru tumme šokolaadi lõhn tuleb selle olevat niimoodi. Kui siin oli öeldud, et nagu piimašokolaad, selle tõttu siis lõhn on natuke peale ekslik nagu. Vähemalt mulle jätab lõhn siukene mulje nagu. Aga võtame nampsu ka ja siis vaatame, mis mulje see mulle jätab.
ütleme niimoodi, et kuigi ma nagu väga suur riisiahvlite sõber ei ole, mida ma olen maininud ka, siis nagu tegelikult nagu riisivahvlid ja šokolaadiga sobivad väga hästi kokku. Siin nende riisiahvlite juures on nagu see hea asi, et nagu siis nende riisiahvlitega nagu kas just nagu maitsetus või siuke nagu kõik see nagu äkki riisiahvlit nagu soolasus näiteks. Kuigi ma pigem nagu hästi nagu maitsetuse juurde. Ühesõnaga siis riisiahvlite maitsetus ja šokolaadiga nagu magusus, piimašokolaadi magusus on väga hea kooslus või üldse nagu šokolaadi nagu kooslus. Et riisiahvliga on väga hea kooslus, sest sul on nagu maitseta kombo on nagu suus, et nagu riisivahvel ise nagu, on maitsetu vahvel, ütleme niimoodi nagu riisivahvel ja siis šokolaadi magus tuleb juurde, nagu siis ta saab nagu kombo maitse on suus, nagu, et siis see šokolaad nagu tasakaalustab seda riisivahvlit nagu ennast või maitsetus nagu tasakaalustab. Ja seetõttu tegelikult on nagu šokolaad juba sulab juba siin kätte vahele ka. Peab alt vahvlis kinni hoidma, muidu jääb šokolaad mulle käeta külge pärast. Et seetõttu jaa, et isegi tegelikult nagu täitsa isegi mina suudasin tegelikult seda riisiahvlit süüa nagu siin tasapisi. Sest see šokolaad annab väga palju sellele riisivahvlile juurde, seetõttu on see just ideaalne kooslus nagu läheb mulle peale, kes muidu riisivahvlit ise väga ei armasta. Ja muidu vanematele ka väga võiks peale minna. Ja seetõttu ma olen helde seekord nende toodetega või selle riisivahvlitega ka, et ma annaksin sellest täitsa tegelikult anname 7 punkti 10. Ma olin täitsa valmis andma 8 punkti 10. Aga jääme siis tagasihoidlikuks oma hindamisega ja anname nagu 7 punkti 10, kui see on siiski väga hea hinne. Või see on 3 punkti madalam kui 10 nagu. Aga 10 on väga lähedal, nii et jaa. 7 punkti 10, mina ütlen, et tegelikult tood on heaks kiidetud, sest riisivahvel šokolaad sobib väga hästi kokku. Nüüd ongi veel siis kõik loodusvee ökotooted proovitud. Pakk oli siis nagu päkapiku sushipakk, ütleme niimoodi nagu, et siis kogu komplekt maksis umbes 5 eurot App Store'i e-poes, kus ma tellimuse tegin. Et nagu need on jõudlast nagu mõeldud, aga nad siis nüüd, kuna neid toote pidi alles niimoodi, siis saab soodsam hinnaga vahepeal tellida. Et aga kuna mu emale näiteks meeldivad ka botoonid, siis ma püüan kindlasti veel tellida võib-olla 1-2 pakki näiteks veel neid kokku asju. Võimalusel, kui ma veel jõuan muidugi. Kas need on kallima hinnaga. Et jah, ongi siis nagu kõik tooted täiesti proovitud, ära hinnatud. On ka seda videot nüüd vaikselt lõpetama. Aitäh kõikidele austatud vaatajatele siis, kes selle video lõpuni jõudsid. Ma loodan, et teil oli seda videot huvitav, informeeriv vaadata, informatiivne õigemini. Et aitäh, et te vaatasite videot. Ma loodan, et video meeldis ka. Ja kui te vähegi raadsite, võtate valmis ilma nagu, siis palun kaaluge minu kanali tellimist, ehk siis subscribe nupuga vajutamist. Ma olen selles väga tänulik ja mu eesmärk on saada kokku 5000 subscriberit tasapisi. See annab mulle võimaluse saada paremaid võimalusi nii Eestis sealt kõik välismaalt samuti. Jälgin saada alla video infost ja ka, seal on kogu oluline informatsioon all video infos olemas. Loodusvee sotsiaalmeedia info, nende e-poe kodulehe info, App Store'i poe märgin ka ära, nagu saab palju tooted tellida. Ja seal on minu sotsiaalmeedia info ka on all video infos olemas ja nagu igast muud informatsioon samuti. Ja mulle muidugi saab ka fänniposti saata või fännipakki saab saata. Selles kontakteerige minuga siis mõnel sotsiaalmeedia platvormi sõnumites või siis e-posti kaudu kunnalju@gmail.com. Kõik info on all video infos ka leitav samuti. Seetõttu saad alla vaadata. Ja kindlasti lainele, seda on vaadata uus ja ütleme mida vaadata.
seda nägemist, näen Gunnalju ja kohtume taas järgmises videos. aitäh, et vaatasite ja nägemist!